Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad, tere Mihkel Raud. Tervist! Mihkel, mina olen avastanud seda podcasti tees, et kõige parem on seda teha tühja kõhuga. Nüüd ma tegin muidugi selle vea, et ma käisin just mingid vürtsikaid kanatiibu söömas, aga ma ei oleks muidu vastu pidanud. Et sina kui legendaarne saatejuht, kas sa märkasid, et kuidas on parem saadet teha, et täiskõhuga kuidagi on ikkagi loium? Absoluutselt. Kindlasti tuleb teha saadet tühja kõhuga ja mitte ainult saadet teha, vaid üldse kõik asju, kus sa laudad olla kuidagi vaimukas ja mis eeldab teatavat niisugust intellektuaalset võimekust täiskõhuga ja see ei ole mingi uudis ju kellegi jaoks, on inimese vaim kuidagi närbe ja minul hakkab päev, ma lükkan hommikusööki nii kaugele kui võimalik, et seda toitumisest tekkinud niisugust vaimset langust nagu võimalikult kaugele päeva jooksul edasi lükata, nii et ma kusagil 11-12 võib-olla söön alles päevas esimest korda ja seetõttu on minu esimesed hommikutunnid, ma ärkan 7-8, 4-5 tundi umbes on mul sõltuvalt päevast siis nagu intellektuaalselt ja vaimselt kõige nagu toredam ja parem vorm. Ja muidugi absoluutselt täiskõhuga ei saa laulda, ei saa tantsida, ei saa sporti teha. Üks väike trikk veel muide, mille on sõnastanud kunagi legendaarne teleintervjueeri Urmas Ott. Tema nimelt ei käinud kempsus kunagi enne saadet. Ta ütles, et pinget ei tohi välja lasta. See alati ei ole mul õnnestunud, aga ma üldiselt olen üritanud ka selle järgi juhinduda, et liiga pingevabalt minna ei saa, aga absoluutselt tühi kõht on kõikide mingitki nagu teravust ja taibukust eeldavate tööde ja ülesannete lahendamise vältimatu alus. Kusjuures ma olen ise ka seda väga märganud, et mina söön ka esimest korda kell 12, et ma hommikusöögi jätan vahele ja siis just see hommikune periood, see on niisugune lõvi osa, kus ma teen produktiivsest tööst kõik ära, mis on vaja teha. Ja nii kui sa selle lõuna sisse tõmbad, siis on, ja ma olen hästi suur lõuna uinaku fänn ka, et siis kohe tuleb. Ma panen kella pealt täpselt 23 minutit, aga selle ajaga ma jään täiesti kott tunne, näen mingid unenägusid. Kuidas sul õnnestub? No ma ei tea, ma olen sisse harjutanud ja lisaks ongi see, et enamasti ma teen seda ju päeva teises pooles, kui ma olen koju jõudnud ja ma olen suhteliselt kofeiini täis pakitud ja mulle tõesti tundub, et need unenäod on ka sellised nagu mingi kräki peal, rock and roll nagu kuidagi selle 20 minutiga ärkad üles ja nagu ma ei tea, kus ma nüüd olen. Ja väga värk. On olemas ka mingid tehnikad, mingid unelaadsed seisundid, Andrew Huberman, paljud teised on sellest ka rääkinud ja olen seda kuidagi nagu proovinud ka, et see nagu päris magama ei jää, aga nad väidavad, mingi 10 minutiga sa saavutad enam-vähem sellise nagu puhatuse puhatuse taseme, mis võib-olla tavaliselt tuleb sellise pooletunnise unega, nii et sa ei peagi tegelikult tingimata magama. Ja tegelikult, mul on aeg-ajalt see, et lähed õhtul magama, ei ole väsinud uni, kurat ei tule. Ja mida inimesed tavaliselt teevad ja ka unespetsialistid kippuvad soovitama on see, et ära, kui sa magama ei jää, tõuse üles, käi ringi, aga minul on teine filosoofia, et juba see ainuksi see vedelemine ja silmad kinni vahet ei oleks, ma magan või ei maga, tegelikult on ka juba puhkus ja see ei ole mingi minu välja mõeldud asi, sellest on ka räägitud ja selle taga on üksjagu teadust, nii et igasugune horisontaalses asendis viibimine, kus sa eriti millelegi ei mõtle ja sul on silmad kinni on alati hea, aga mina olen ka väga suur nende päevaunede fänn, et ärkamine nendest teinekord on keeruline, võtab teinekord mitu tundi aega, aga seal on mingi kriitiline piir, et kui sa sellest üle lähed, vahepeal lihtsalt lükkan selle äratuse hästi väsid, oled magan mingi tund aega, siis on täitsa nagu ülejäänud päev on nagu raisus on ju. Ja aga Oura ka, see nutisõrmus, kes kogu aeg jälgib, kuidas ma magan, see ka alati rõõmustab ja viskab sulle valmisoleku või readiness score, nagu nad seda nimetavad, selle viskab kohe paar pügalat suuremaks, kui sa oled päeval maganud. Ja. See unevaheline seisund, ma ei mäleta, kas see oli Newton või kellelgi mingi legendaarne trikk, et ta pani mingisuguse võtmed või mingi asjad niimoodi jättis kätte ja siis käe pani niimoodi voodi servalt üle ja et just kui sa nagu magama hakkad jääma, et siis on see kõige parem aeg, kus sul need heureka geniaalsed momendid tulevad, aga et sa täitsa magama ei jääks, siis ta nagu kukkus maha asi käest ja siis ta ärkas üles selle peale. See on päris lahe nips, seda peaks proovima. Aga Mihkel, räägi sinult kui saatejuhilt, ma tahaks küsida
ma ostsin endale elus esimest korda teleka nüüd selle aasta alguses ja sealt kuskilt mingilt kanalilt tuleb õhtupoolikuti, kordab seda 3-raudset. Ja ma olen seda nüüd tihti vaadanud, seal on muidugi jube huvitav ka see, et just need teemad, mis seal olid, on ju, et need ongi siis, ma ei tea, mis aasta see oli, aga ikka mõnda aega tagasi, on ju. Et ilmselt on sul palju küsitud, aga et kuidas sa inimesele sellise peedistava küsimuse oskad niimoodi esitada, et noh, et enam-vähem nagu sõpradeks ka pärast jääks? No ega mõnedega oli nii, et ega ikka ei jäänud ka sõpradeks, et inimene läks tuudest ära pohura tujuga, no see ei ole kunagi ju saatejuhi eesmärk, eks ole. Aga sõltub natukene intervjuust, intervjueeritavast teemast ja ütleme, kui intervjueeritav, keda sa siis just nagu lähed nagu torkima ja kuidagi nagu, kuidas siis öelda, testima. Kui see inimene on, või vähemalt on põhjust kahtlustada, et ta on ma ei tea, avaliku raha kuidagi väärkasutanud või mida iganes, noh siis see käib tema nii-öelda ametikohustuste juurde nendest asjadest aru anda. Aga no mitte kõik intervjuud ei olnud 3-raudses sellised, seal käis palju kultuuritegelasi ja sportlasi ja igat seltsi rahvast ja need niisugused võib-olla agressiivsemad ja ründavamad intervjuud jah, reeglina toimusid poliitikutega. Ega see lihtne ei ole, see ei ole lihtne inimest kottida või teda kuidagi nagu rünnata ja korrale kutsuda ja üritada sundida teda küsimusele vastama. See kindlasti ei ole lihtne töö ja see ei ole ka meeldiv selles mõttes, et igasugune, vähemalt minu jaoks, et võib tunduda, et ma olen selline õudne tülinorija ja kuidagi selline kaak, aga ega mulle sellised konfliktsed situatsioonid ei ole kunagi meeldinud. Ei oma eraelus, ma ei tea, ei lastega, ei naisega, ei sõpradega, tuttavatega, kellega iganes. Ja tegelikult ei meeldi mulle konfliktsed situatsioonid ka inimesega, keda ma võib-olla vaevu tunnen ja kes on tulnud saatesse. Aga no midagi ei ole teha. Ja siis iga kord, kui selline intervjuu tuli ja mul oli see küsimuste rida ees, mille me olime toimetuses seal läbi arutanud, ma alati mõtlesin ikkagi selle peale, et me teeme seda saadet televaatajatele. Ja televaataja hammustab igasuguse pulli sita läbi, et sa pead ikkagi esitama intervjueeritavale neid küsimusi, mida televaataja tegelikult ootab ja tahab, et sa talle esitaksid. Ja mõnedel juhtudel on need küsimused kaunis teravad ja mõnikord on nad ründavad ja mõnikord on nad võib-olla ka isiklikku laadi. Selles mõttes, et see konflikt võib minna intervjuu käigus päris isiklikuks. Mul on paar korda olnud niisugune selline situatsioon. Ma mäletan, oli üks intervjuu, ma ei hakka nüüd inimesi nime nimetama, sest me kuidagi oleme aastaid hiljem nagu suhteliselt neutraalsetes suhetes, aga teda tundvad inimesed ütlesid mulle pärast intervjuud, et mees, et sa olid umbes 20 sekundi kaugusel sellest, et oleks sulle vastu hambaid andnud otse-eetris, mis on suurepärane televisioon, kui see oleks juhtunud. Aga jah, teinekord võtavad intervjueeritavad neid intervjuusid maru isiklikult. See ei ole lihtne, see ei ole meeldiv, aga täpselt sa kuidagi jätad meelde või kordad endale seda, et sa teenid tegelikult televaatajat. Ja televaataja on see, kes oma nii-öelda intervjuu või show või mille iganes peab kätte saama. Ma ei tea, kas sa oled vaadanud seda dokki, mis äkki pool aastat tagasi või midagi tuli sellest Jerry Springerist, kuidas tema oma showga seal alustas ja mul tuli see meelde, kui sa ütlesid, et see on hea televisioon, et mingi hetk, neil oli ju konkreetselt, nad kruttisid inimesi üles, et nad läheks kaklema põhimõtteliselt, on ju. Ja lõpuks see läks nagu lumepallina ja lõppeski sellega, et seal saate väliselt juhtuski üks mõrv, et seal oli mingisugune armu kolmnurk ja pärast nagu inimesed said aru, et neid on nagu häbistatud televisioonis ja kuidagi nagu ära kasutatud ikkagi, on ju, et sinna lennupilet maksti vist kinni ja tagasi on ju umbes vaadake ise, kuidas saate on ju, üle USA siis, et seal on ju raske trippida, et igasugused, USA ongi niivõrd erinev, on ju. Aga ma ei tea, kas sa tunned, et ütleme 3-raudne kahvel ja mingid legendaarsed saated, et sellist formaati väga ei märka enam televisioonis, et nüüd kõik on mingid, ma ei tea, laulu- ja tantsusaated on ju, millesse ise oled ka palju osa võtnud, aga kuidagi mulle tundub küll, et kuidagi väga-väga ideetu on see produtsentide laud seal, et võetakse nagu ma ei tea, mingi saade kuskilt üle, paneme selle jooksma ja ilmselt nad on ikkagi üsna populaarsed meil, aga ma ei tea, kas ise mõtled vahepeal, et siukest saadet ei olegi nagu enam olemas või? Esiteks iga asjal oma aeg ja 3-raudne ja kahvel ja ütleme Urmas Oti show'd ja nii edasi, need olid eetris veidi teistsugusel ajal kui praegune aeg.
Nüüd produtsentide kaitseks ma pean ütlema seda, et ega produtsent ei ole see, kes otsustab, mis saadet ta teeb, eks ole. Telekanal on see, kes saate tellib ja produtsendid hea meelega teeksid igasuguseid erinevaid saateid. Aga mulle tundub, et Eesti Televisioonis, eks ole, Eesti Rahvusringhäälingus on ju neid intervjuu saated olemas. Jah, nad võib-olla ei ole nii nagu, kuidas siis öelda, nad on ütleme siis võib-olla sisulisemad ja võib-olla veidi vähem konfliktsed, aga see tuleb ka sellest, et neil on mingisugune teatav, mingisugune reeglistik või omavahel kokku lepitud raamistik, milles nad üritavad püsida, eks ole. Me oleme ikkagi Rahvustelevisioon ja Rahvusringhääling ja me üritame diskussiooni ja dialoogi pidada kuidagi viisakalt, üksteist austavalt ja see on õige. Kommertstellevisioonis on reeglid veidi teistsugused ja kommertstellevisioonis on emotsioon väga oluline ja nii edasi. Aga mulle tundub, et sellised kolmeraudse tüüpi saated lihtsalt elasid ühel hetkel oma aja ära ja nende tootmine ei ole nüüd, see on maailma kõige kallimad saated, aga nende tootmine ikkagi maksab raha ja kui kommertskanali ma ei tea, programmijuht või ma ei tea, finantsjuht vaatab numbritele otsa, vaatab palju mulle, eks ole, see saade toob, ma ei tea, reklaamitulu või mida iganes ja palju toob see, eks ole, siis ta peab mingisugust valikut tegema. Ja mulle tundub, et kolmeraudselt ikkagi mitmed programmi direktorid ja ka siis terve TV3 direktor siis Priit Leito oli üks selline, kes põhimõtteliselt vedas seda kolmeraudselt nagu, ma väga vabandan, sitta pilpa peal nagu hooajast hooaega, sest talle endale meeldis see saade. Nad uskusid või arvasid, et see on ka nagu natuke maine saade, et jah, et ta võib-olla ei tekita nagu nii suuri ma ei tea, vaatajanumbreid ja reklaamitulu, kui seal võib olla mingisugune tohutu laulushow või mingisugune tantsushow või mis iganes. Aga seda oli kuidagi neile endale meeldis see saade ja nad hoidsid seda saadet eetris. Ühel hetkel see sai läbi ja Priit Leito kahjuks lahkus meie seast ja neid kolmeraudse toetajaid, ma arvan, jäi lihtsalt seal TV3-s, kus ma seda saadet tein, lihtsalt vähemaks. Ja veel kord, kunagi ei käinud jutt sellest, et teil on kehv saade või te ei oska saadet teha midagi taolist, selles ei olnud kunagi asi ja need on pragmaatilised otsused. Ja kuna ETV teeb seda tööd ju tegelikult väga korralikult, neil on ju väga head intervjueerijad ja väga head jutusaated, siis jah, ütleme kommertstelevisiooni, miks mulle meeldis TV3 seda saadet teha, oli täpselt see teatav piiride puudumine. Et sa võisid esitada küsimusi, mida võib-olla ETV-s on natuke keerulisem esitada, sest et järgmisel hommikul, eks ole, tuleb kusagilt Toompealt kõne ja kuule, võta vaiksemalt. Täpselt, ja see on, need sündmused või need juhtumid on olnud, kus poliitikud protesteerivad. Kommertskanali puhul neil puudus õigus ja valmisolek helistada ja seletada, kuidas see intervjuu nüüd küll ei läinud niimoodi, nagu oleks pidanud minema. Aga Rahvusringhääling, mis ikkagi sõltub riigi rahastamisest, nemad peavad olema nagu selles mõttes veidi ettevaatlikud, ma saan väga hästi aru sellest. Ja et see nende stiil on võib-olla veidi nagu rafineeritum, me eeldamegi seda Rahvusringhäälingut. Aga mulle just meeldis kommertskanalis teha seda saadet sellepärast, et me võisime teha põhimõtteliselt ükskõik, mida me tahtsime. No reklaamitulu on jah üks hästi suur märksõna on versus siis kommerts ja Rahvusringhääling. Aga kui üldse mõelda telele, siis ma ei taha öelda, et tele on kuidagi välja surnud, et ta vaikselt elab ka oma elu, aga ilmselgelt see maastik on niivõrd muutunud ja ma ütlen, et mina ostsin esimest korda telekalas elus on ju, et mina olen ikkagi üles kasvanud nagu YouTube'i peal rohkem ja kõik see ongi kuidagi kolinud täiesti teise vormi ja siuke võib-olla ma ei tea, ajakirjanduse või siuke sõel on läinud ka ikkagi, siin on väga suured augud sisse tekkinud, et põhimõtteliselt võib igaüks olla ajakirjanik, kes paneb enda kodus iPhone'i filmima ja hakkab rääkima, on ju. Et selles mõttes on täiesti teine maailm, on ju. Aga ma ei tea, teles, kas teil olid mingid siuksed koosolekud, kus siis, ma ei tea, iga esmaspäeva hommik öeldi sulle, et näed kolmeraudse või mis iganes selle saate vaatajanumbrid on need, et kuidagi nagu kehvasti, et mõelge nüüd välja, kuidas nagu üles tuua? Ei niimoodi ei olnud. Seda tähendab, et kolmeraudse vaatajanumbrid olid eriti arvestades kellaaega, millal meie saade eetris oli, me olime praktiliselt öösel eetris ja mingil ajal me lõpetasime, meie saade lõpetas kell 12:30 öösel.
ja see oli mingi neljapäevane päev, eks ole, inimesed peavad reede hommikul tööle minema, eriti arvestades seda ajavahemikku või timesloti, nagu inglise keeles öeldakse, olid meie vaataja numbrid nagu täiesti korralikud ja reitingud olid nagu täiesti arvestatavad ja veel kord, nende jaoks, siis TV3 jaoks mulle tundus, oli ta jah, pigem niisugune omamoodi nagu maineprojekt ka, et meil on seda tüüpi saated ka eetris. Ei, seda survet mina kunagi ei mäleta, et oleks olnud. Ühe korra mul on küll võetud telesaade maha keset hooaega, see oli saade, mille meil oli koosolek, mida me esimene hooaeg juhtisime koos Juhan Ulfsakiga 2004. äkki aastal, 2004-2005 midagi taolist ja teisel hooajal oli minu kaassaatejuht oli Tuuli Koch. Ja teise hooaja jah, siis keskelt ja toona olid hooajad aasta pikkus või sügisel algas, kevadel lõppes. Nüüd on kõik, eks ole, kevadhooaeg, sügishooaeg. Meil võeti saade maha, reiting oli siis põhjuseks oli kehv reiting, mis oli 8%. Ja oluline on aru saada, et tänapäeval, kui sa teed 8% reitingut, see on nagu fantastiline tulemus. Et eks kõik see, mis sa rääksid, YouTube, eks ole, kõik see killustumine edasi, inimesed kolivad teistesse kohtadesse, vaatavad teistsugust sisu, on loomulikult ka kogu seda perspektiivi oluliselt muutnud. Aga jah, 8%-lise reitingu üle tänapäeval kõik rõõmustavad, aga omal ajal võeti saade sellel põhjusel lihtsalt maha. See 8% on siis nii-öelda televaatajatest või? No see on 8% justkui siis elanikkonnast, mis mahub sellesse vahemikku, mis on vist, ma ei tea, mida nad mõõdavad. Need sihtgruppe on ka väga erinevaid, mida vaadeldakse. Äkki mingi 4 kuni, ma ei tea, mis iganes lõpmatus või midagi taolist. Kommertskanalid jälgivad nagu veidi täpsemaid sihtrühmasid. Ma võin eksida, aga veel mõni aeg tagasi TV3 sihtis sihtrühma 15-49 ja Kanal 2 äkki 18 kuni mis iganes. Ühesõnaga, laias laastus kommertskanalid jahivad sarnast vaatajat, ehk siis seda vaatajat, kõlab küüniliselt ja pahasti, seda vaatajat, kellel on raha. Või täpsemalt siis seda vaatajat, kes teeb regulaarselt ostuotsuseid. Ja seetõttu on nende jaoks väga oluline olla selles sihtrühmas tubli. Nüüd need reitingud, mida me näeme ajalehtedes, need on need üldnumbrid, ehk siis tõesti kogu elanikkond täpselt. Kogu elanikkond, mis tegelikult kommertskanalite vaatest ei ole nii olulised tabelid kui just see, mis puudutab nende sihtrühma. Ja need numbrid on muutunud täiesti uskumatuks, et selles mõttes jah, et kuigi avaldatakse neid telenumbreid on ja aga YouTube'is on põhimõtteliselt kõik avalik on ja lähed video alla, vaatad, kui palju seda vaadati ja produtseerimise mõttes ongi see maastik on niivõrd palju muutunud. Me rääkisime siin Kristjan Jõekaldaga ka sellest, et ütleme, kujutad ette, kui palju sul läheb telesaate tootmiseks raha on ju ja siis paned sinna tohutud need mitmekümned tuhanded alla on ju. Ja siis tuleb tänapäeval, ma ei tea, et saade sai mingisugune 10 000 vaatamist, jumala hea tulemus on ju. Ja siis on mingi vend iPhone'iga YouTube'is, kes paneb niimoodi üle kõik need numbrid on ju. Et selles mõttes jah, ma ei tahagi öelda, et tele on välja surnud, aga midagi on seal ikkagi väga-väga teistmoodi, et see on kuidagi siuke telest võib-olla ei vaadata ka seda lineaartelevisiooni või seda jooksvat. Spordisündmused on ainuk asi võib-olla, mida ma tahan just sellel kellaajal vaadata, eks ole, kui ta pärast aset leiab laivis, aga kõik ülejäänud tõesti ükskõik millal ma seda lõpuks vaatan. Võib-olla päeva uudiseid ka, aga kogu muu kraam, eks ole, nii vähe kui ma telekat vaatan, ma vaatan seda sellel kellaajal, kui ma ise tahan. Aga sa enda saateid vaatasid järele? Pigem ei vaadanud ja ma isegi tea, miks ma kuidagi võib-olla sellepärast, et tihtilugu saatest ära minnes oli tunne, jõle õnnestunud saade oli. Ja võib-olla kartsin, et kui ma hakkan seda tagantjärgi ise järgi vaatama televaatajana, et siis ta võib-olla enam ei tundu nii õnnestunud. Ja kui sa tulid saatest välja tundega, et oli kehv saade, siis tahtsid sa seda saadet veel vähem vaadata. Nii et üldiselt ma ei vaadanud neid saateid järele. Ja ma ka ei kommenteerinud kunagi neid saateid, et see kõik, mis saates toimus, meil oli otse saade alati. Võib-olla mingit lühikest aega me tegime ka mingisugune, ma ei tea, tund aega enne otse-eetrit linti või midagi taolist, aga üldiselt reeglina ma olen teinud otse saateid. Kõik, mis saates toimus nii, nagu ta toimus, ilma igasuguste montaaži ja kärpe ja lõike võimalusteta ja kui teinekord mõned niisugused skandaalsemad või pöörasemad lõigud, nende kohta siis hiljem küsiti ja ajakirjanikud pöördusid minu poole, siis jah, ma ei tahtnud sellest väga rääkida, sellepärast, et see toimus sellel hetkel nii, nagu ta toimus ja ega seal midagi väga seletada ei ole.
no ise seda ESO tehes ma olen avastanud või noh, saanud aru sellest mõttest, mida on mingid targemad mehed öelnud, et umbes, et kui sind kiidetakse ja laidetakse, siis sa pead mõlemasse suhtuma üsna neutraalselt, et noh, muidu see hakkab sind mõjutama, et kui sa liiga palju, ma ei tea, loed mingeid negatiivseid kommentaare enda kohta, nagu nii ju kellelgi on alati midagi öelda, nii kui sa midagi teed, on ju. Et siis see kuidagi tõmbab sul endal kuidagi moti maha, on ju, aga samas kui sa kiitusega kaasa lähed, siis sa võib-olla, ma ei tea, tõused ära või tekib ka mingi tunne, et ma olen see ja see, on ju. Et ma ei tea, kas sa ise oled seda märganud, et sa oled ka kindlasti ju mõlemad saanud tohututes kogustes, on ju. Jaa. Et mõlema suhtes võiks justkui jääda või noh, ma ei tea, viisakaks öelda aitäh, on ju, aga mitte nagu kumbagi väga südamesse võtmata. Põhimõtteliselt on see õige lähenemine. Jah, et no selle karjumise ja sõimlemisega kusagil internetis, sellega ei ole midagi peale hakata, selle puudub igasugune väärtus, nii praktiline kui sisuline või emotsionaalne väärtus, mis ma sellega peale hakkan, mul ei ole sellega midagi teha. Aga tõsi on see, et kui sind kiidetakse, see ju alati meeldib. Ja noh, kui kiidab lihtsalt inimene, kes televaatajas on hästi tore alati ja tihti lugu, inimesed tegelikult siiamaani astuvad tänaval ligi ja ütleb, et selle see saade meeldis ja seda on hästi tore alati kuulda. Aga kui kiidab sind või peab nagu hea sõnaga meeles mõni sinu kolleeg, et see kuidagi ikka liigutab alati positiivselt ja noh, kuidas siis öelda, muidugi kiitusel on ka kalduvus töötada niisuguse omamoodi bumerangina, et sa võid kuidagi muutuda lödiks ja arvata, et sa oled võitmatu ja jube hea. Aga minu kogemuses, praktilises kogemuses on see ikkagi kuidagi nii, et kui sulle sellel hetkel, kui sulle tundub, et sa ei ole hea, tuleb üks saade või mõni intervjuu, kus sa kukud haledalt läbi. Ja see kuidagi kainestab, toob su tagasi selle niisuguse vältimatu tõe juurde, et sa tegelikult ei ole kunagi ideaalne saatejuht või ideaalne intervjueerija, et sa tegelikult kogu aeg arened ka koos ajaga ja eaga ja tegelikult ka koos intervjueeritavatega, sest et ega intervjuu on omamoodi niisugune tango, eks ole, banaalne väljend, aga selle tantsimiseks on vaja vähemalt 2 inimest siis intervjuu tegemiseks. Ja see, kui hea või halb on intervjuu, ikkagi sõltub ka ju väga-väga palju sellest, kui hea või halb on intervjueeritav. No seda ma olen hästi tihti siin laua taga ka märganud, et see on tõesti siuke tants on ju, et mõni inimene on kinnisem ja seda võrra sa pead ise ennast rohkem avama, on ju, siis ta näeb, et kõik on okei. Mõni inimene, nagu sina on, et ma viskan 1 3-sõnalise küsimuse ja ta räägib mul terve eetri täis ja on kohe enamasti ongi see, et kas inimene on harjunud olema kaameras või mitte, on ju, et sellest natuke sõltub. Aga sa mainisid mulle, et 30 aastat tilkagi alkoholi pole joonud. Tegelikult rohkem, 36 saab sellel aastal augustikuus, 36 aastat, 90 aasta 2. augustil ma panin korgi kinni. See oli paradoks selles mõttes, et see oli aeg, kui ma olin esimest korda, ma olin saanud 21 aastaseks jaanuaris, ehk tehniliselt võisin tohtida siis, või sain osta, eks ole, seaduslikult poest alkoholi, et sellel hetkel ma lõpetasin ära, kui mul see seaduslik õigus tekkis. No, Eestis on see väiksem, see on 18 ikka Eestis. Nüüd võib-olla on, aga sellel ajal oli 21. Oligi nii, jah. Et maru vara kuidagi, et ma olen kuulnud neid lugusid, on ju, et kui inimesed on tõesti põhimõtteliselt alles elu alguses, siis kui tegelikult peaks õige joomine pihta hakkama, on ju, et siis on juba nii-öelda kork kinni. Aga sinult on muidugi see legendaarne mõte vist pärit, et igal inimesel on elus mingi kogus alkoholi ja sina jäid enda oma üsna varakult ära. Tegelikult on see minu venna Rein Raua mõte, mida ma olen kasutanud ja see on minu meelest tõesti täitsa on nagu omamoodi geniaalne. Täpselt, mina said võin väga kiiresti oma ette nähtud kogus ära, normaalsed inimesed joovad seda kogust mõnevõrra pikema eluperioodi jooksul, aga mul käis see kuidagi väga järsult, väga jõuliselt, väga kiiresti. Ma arvan, et ma hakkasin jooma vast 16-aastaselt või nii. See muutus probleemiks vast kui ma olin 18, 17, Singer-Vingeriga ma ühinesin 16-aastaselt ja tahtmatult kuidagi seda süüd Singer-Vingeri õlule veeretada. Vältimatult see niisugune rock'n'roll elu ja eriti nii noores eas, eks ole, avastada ennast äkki Eesti kõige populaarsema rockansambli, tollase kõige populaarsema rockansambli koosseisus kitarristina. Eks see mängib su psüühikaga ka trikke ja nii edasi. Nii et umbes 17-18 oli see juba tõsine probleem ja 21 ma lõpetasin. Huvitav, mis see kogus on? Mul vahepeal tabanud ennast selliselt mingit abstraktselt mõttelt, et väga huvitav oleks
kui oleks siuke jumalik käsi, et näiteks, et sind pannakse seisma tühja laoruumi ja siis sa saad küsida erinevaid hästi spetsiifilisi huvitavaid küsimusi, et näiteks, et näidake mulle siin reaalselt õllepudelite kogustes, mitu õlut ma olen elus ära joonud ja siis ilmselt selleks nagu suured sellised vapustavad momendid tekiks sellest või ma ei tea, et pange siia rahapakid, kui palju ma olen elus mingi nätsupakkidele raha kulutanud või midagi siukest on ju. Mingid keskmised on olemas ja kui sa viitsid ennast lõbustada mõne AI mudeli seltskonnas, siis ta on sulle võimeline mingisuguseid numbreid ka andma. Ta visualiseerida, tegelikult on neist tänapäeval isegi võimeline visualiseerima, et okei, tee nüüd sellest vastusest mulle, ma ei tea, pilt või midagi taolist. Aga eks see on ilmselt üsna individuaalne ja iga inimene. Sellega tuleb muidugi meelde legendaarne stseen Ärapanijast, kus nad siis hakkasid neid õllepudeleid lauale tõstma vist Terviseameti soovituse järgi nende alkoholiühikutel oli, et iga mees oli vist nädalas, mis seal oli 36 pudelit õlut juua ja see oli veel nagu soovituslikult okei. Ja siis Peeter Oja seal aina ladus. Aga ja, see on huvitav nagu huvitav kontseptsioon on lihtsalt selle ütlusega, et on mingi kogus, mida sa saad justkui tarbida ja sealt on mingi, ma ei tea, kas taoistlik vist siuke mõte ka, et igal inimesel on mingi arv hingetõmbeid elus on ju. Ja mingi arv sõnu, palju me umbes keskmiselt lausume ja nii edasi, ja mingid keskmised on olemas. Mitte, et selle teadmisega liiga palju oleks võimalik peale hakata või sellega oleks midagi teha, aga jah, mingid keskmised on võimalik välja arvutada, muidugi alkoholiga, jällegi see on väga sõltub ja mõni inimene joob väga palju ja mõni inimene joob vähe ja kindlasti on maailmas ja Eestiski terve hulk inimesi, kes on minust palju rohkem joonud ja joovad siiani, kui nad ära ei ole surnud. Ja. Selles mõttes küll, jah. Aga jah, see hingetõmbe asi tundub ka mulle nagu mingis mõttes loogiline, et ma ei tea, et inimene, kellel on pulss kõrge või kogu aeg vererõhk kõrge, siis ta hingeldab rohkem, siis ta kasutab nagu rohkem ära ja võib-olla lähebki kiiremini kotti, on ju. Aga kui hingetõmmetest juba räägime, siis mis sa arvad, mis pärast surma juhtub? Ma arvan, et ei juhtu midagi. Ma arvan, et must ja kõik ja ma arvan, läbi. Ma arvan jah, et see on just nagu niisugune, ma ise kujutan ette, et see on umbes nagu unena, magades see hetk, kus und ei näe. Ma olen kuidagi umbes niimoodi mõelnud selle peale. Jah, see juhtme seinast välja tõmbamine või nagu selles mõttes jah, et arvutiekraan ei saa midagi aru, kui tema on must. Et see paneb mind alati igasugusele simulatsiooniteooriale mõtlema. Ja selle võibki nagu mingi kvanttasandini ka välja ajada, et kuidas saab olla, ma ei tea, aatomid vist käituvad vastavalt sellele, kas sa vaatad neid või mitte, on ju. Ja siis mul tekib alati see nagu külmkapi tule küsimus, on ju, et kui sa paned külmkapi ukse kinni, siis sa tead, oled jumala kindel, et seal on tuli läks kustu, aga kus sa tegelikult tead, kui sul ei ole aklaga külmkappi näiteks. Küsimusest võib olla, mis juhtub peale suru, mind huvitab võib-olla natuke rohkem see, mis toimub surma hetkel, et see on väga, väga põnev. Ja me üldiselt ju teame, eks ole, või vähemalt inimesed, kes on tagasi tulnud, on rääkinud, et eks ole, sa oma elu lõpu hetkel sisuliselt näed niisugust väga kiiret montaaži, eks ole, kõik jookseb silmade alt läbi ja mulle tegelikult see kontseptsioon või see mõte tegelikult väga meeldib. Ja oma elu elades ma mõtlengi võib-olla igast päevast või mingisugust sündmusest kui nagu omamoodi kaadrist selles filmis, mida ma siis ühel hetkel surmahetkel näen. Ja mida paremini ma oma elu elan, mida huvitavamalt ma oma elu elan, mida võib-olla õnnelikumalt ma oma elu elan, seda lahedam on see film, mida ma siis viimasel hetkel või viimase hingetõmbe ajal näen. Nii et jah, mulle meeldib sellest kuidagi nii mõelda. Jah, see surma hetkel räägitakse, et sul hakkab ju see käbin ääre siin, mis on nii-öelda kolmanda silma kohal, hakkab pritsima mingisugust DMT-d on ju, see, mille kaudu sa unenägusid näed, põhimõtteliselt, mis on see indiaanlaste ayahuasca on ju. Ja ma olen ka kuulnud, et mingid tüübid panevad seda surmavedelikku nii-öelda, et seda on võimalik ka kuidagi nii-öelda narkootilise ainena tarvitada, aga see on ikka juba nagu väga next level värk, et see ma mõtlengi, et kas see on huvitav mingi keha, siuke naturaalne asi, et see üleminek sulle kuidagi veits, ma ei tea, rõõmsamaks, võib-olla sealt viskabki selle filmi sulle käima. Tõenäoliselt, jah. Et ilmselt muidu surmahirm või siuke asi ilmselt elab meil kõigil kuklas, kuna me suurelikud oleme ja ma kujutan ette, et isegi kui sa oled saavutanud siukse seisu elus elades, et sa ei mõtle sellele või see ei mõjuta sind kuidagi, siis see hetk, kui sa minema hakkad, siis on, ma arvan, kõigil on ikkagi veits hirmus.
Vaat ei tea, ma ei ole kunagi surnud, ei oska seda kuidagi kommenteerida. Aga tegelikult ikkagi mingisuguses vanuses inimesed hakkavad surmast teistmoodi mõtlema ja inimesed, kes on väga pika elu elanud ja veel kui see elu on olnud õnnelik ja töine ja kuidagi rõõmus ja hea elu, nagu armastatakse öelda, siis inimesed ikkagi mõtlevad surmast juba teistmoodi ja mingisugusel hetkel hakkavad seda vist ka kuidagi nagu mitte ainult ootama, vaid isegi nagu lootma. Et mul on olnud kokkupuudet üsna mitu selliste inimestega ja see, mismoodi, ma ei tea, mina 57-aastaselt või sina, ma ei tea, 30-selt, kui vana sa oled, surmast mõtleme on ikkagi oluliselt teistsugune kui see, mismoodi suhtuvad surma ja elu lõppemisse inimesed, kes on elanud, ma ei tea, 90 aastat ja rohkem. Tõsi, jah, aga kui mõelda mitte surma peale, vaid elu peale, et kas sul siuke, ma ei tea, mingi elupoint, kuidas ta sul aastate jooksul muutunud on, et ütleme, see periood, kus sa oma kogust ära jõid, siis oli ilmselt lihtsalt point oli see, et nagu fun oleks ja saaks on ju pilli mängida ja tina panna. Aga et kuidas sul see, ma ei tea, mingi elu eesmärk või miks sa elad, et kuidas see aastate jooksul muutunud on? Sellega on see häda, et nii kui sa hakkad mõtlema selle peale, et miks ma elan, saad aru, et tegelikult väga sügavat põhjust ei olegi, jah, täpselt. Ja see sillutab jälle omakorda teed mingitele niisugustele depressiivsetele, võib-olla nagu morbiidsetele ja magedatele mõtetele. Ja ma tunnistama, et ega ma väga ei vaeva ennast selle küsimusega, mis mu elu mõte on või mis mu funktsioon on või midagi taolist. Ma üritan oma elu elada iga päev nii hästi ja nii ausalt ja nii väärikalt, kui ma oskan ja kui mul on võimalik ühes või teises konkreetses situatsioonis. Ja muidugi on hetki ja tuleb ette olukordi, kus ma olen magedam mees, kui ma tahaksin olla. Aga ma üldiselt arvan, et laias laastus viimase 10 aasta jooksul mul on õnnestunud elada ikkagi nagu enam-vähem niisugust väärikat ja head elu. Ja hea elu all ma ei pea silmas mingit tohutut niisugust küllust ja mingid niisugused materiaalsed hüvesid, vaid just seda, et sa oled nagu iseendaga nagu enam-vähem nagu rahul. Ja kuigi on väga palju asju, mis mulle enda juures ei meeldi ja mis mulle käivad närvidel, mille pärast mul on piinlik ja eks meil kõigil on mingid mõtteid ja võib olla mingisuguseid instinkte ja mingisuguseid sügavamaid katakombe, kuhu me eriti ei julge nagu vaadata, sest me kardame teada saada, mis seal on ja need on asjad, millest me ei räägi neid oma sugulaste, oma sõprade, oma pereliikmetega, veel vähem räägime me sellest podcastis, aga eks meil kõigil on mingid niisugused asjad, mis meile enda juures nagu muret valmistavad ja mida me nagu kardame ka. Ja minul täpselt samamoodi, aga jah, ma arvan, et kõige parem on kuidagi nagu, kuidas öelda, ma olen muidugi väga laisk inimene ja väga mugav inimene, ma väga armastan mugavust ja mulle tegelikult täiuslikus maailmas on lihtsalt vedel, eks hommikust õhtuni kodus ja ei teekski eriti midagi. Õnneks mul seda võimalust liiga palju ei ole, aeg-ajalt on, aga mitte liiga palju. Aga jah, mulle meeldib kuidagi nagu, kuidas öelda, elu on huvitav, triviaalsed nagu lamedad statementid, aga elu võiks olla huvitav. Ja muidugi huvitav on jälle iga inimese vaatest jälle võib-olla täiesti erinev asi ja mõne meelest on huvitav ja ongi huvitav olla terve elu oma kodutalus ja nikerdada tegelikult potipõllunduse, millega iganes. Mõni tahab sõita mööda maailma ringi, mõni ei püsi paigal. No mina üldiselt olen olnud üsna nagu püsimatu, üsna kärsitu, kui ma kogu aeg nagu tahan mingit järgmist asja. Aga see on ka kuidagi nagu viimaste aastatega võib-olla nagu veidi maha rahunud. Triviaalsed on need, et inimesed, kes saavad kuhugi sinna 50 kanti, siis kõik hakkavad rääkima iseendaga rahu tegemisest, et seda sa siis oled teinud. jah, see kõlab üsna halvasti. Ma pigem arvan vastupidi, et ma nagu üritan elada nii, et ma nagu endale meeldiksin, aga iseendaga rahu teha, ma arvan, et ma ei suuda elu lõpuni. Ja võib-olla hea on seda pärast, et nii kui sa iseendaga rahu teed, on kõikile tändi ja siis mis sa siis enam tõmbled, eks ole. No siuke, mulle tundub ka natukene siuke ülim zen või siuke asi, et mul ei ole enam nüüd mitte ühtegi küsimust, kõik on rahul, mitte kuskilt nagu ei sügele, kõik on hästi. Ma arvan, 90-sena on nagu täpselt samamoodi, et ikka nagu täristavad mingid asjad ja mingid siuksed ongi võib-olla mingid instinkti inimlikud asjad ja ma ei tea, 90-sena, ilmselt sul on natuke rohkem pohhui teiste arvamusest, aga ikka võid tunda piinlikkust ja kõike siukest asja ka. Loomulikult. Ja täpselt nagu sa ütled, kui see zen saabub, siis ma kardan jah, et sa oled ise endale juba nii igav, et ma ei kujuta ette seda. Kas
teletööga Eestis rikkaks ka saab, sa ütlesid, et materiaalne ei ole nagu esmane sinu jaoks, aga ilmselt sina olid ikkagi, või need saated, millest konkreetselt rääkisime, et need olid nii-öelda televisiooni rohkem kuidagi tipu ajal minu arust, et siis oli nagu siuke normaalne palka. Jah, ega ei saa kurta, et populaarsetele telesaatejuhtide, ma arvan, makstakse ka praegu väga-väga hästi aga tõsi on see, võib-olla Eesti Rahvusringhäälingu saatejuhid välja arvata, eks ole, kes nii palju, kui ma olen aru saanud, käivad seal tööl ja saavad kuupalka ja teevad oma asju kuupalga eest, kuigi ma usun, et see ka kuidagi rehkendatakse vastavalt koormusele ja sellele, kui paljusid saateid need teevad või ei tee. Aga kommertstellevisioonis valdavad need inimesed, kes telesaateid juhivad, teevad lisaks sellele veel midagi. Taukar, eks ole, hea näide, fantastiline saatejuht, samal ajal on ta, eks ole, on ta muusik, ta teeb, eks ole, teeb mitut asja korraga. Ja paljud saatejuhid, eks ole, on ka sellised, kes toodavad oma saateid ise, et nagu kahes erinevas rollis teletööles. Ta on ise saatejuht, aga ta on võib-olla ka ise produtsent. Aga ma ilmselt valetaksin, kui ma ütleksin, et populaarne telesaatejuht nagu peaks tingimata ära elamiseks midagi veel tegema. Ma arvan, et ma usun, ega ma ju tea täpselt. Ma usun, et need honorarid on väärikad, enamasti muidugi inimestel on oma ettevõtted, eks ole, ja võib-olla kui sulle seal makstakse, eks ole, mingi X summa ühe saate juhtimise eest või mis iganes sa seal läbi räägid, mis see diil on, sealt sa teatavasti pead, eks ole, endale, ma ei tea, kas palka maksma või ja sellega seoses palgamakse või dividende ja sellega seoses tulumaksu ja nõnda edasi, et ega see ei ole nii-öelda netoraha, mis sa produtsendi käest kätte saad juhul, kui sa ettevõttena töötad, aga ka siis ma arvan, need summad ei ole need ei ole, selles mõttes, telesaatejuhid saavad oma eluga, ma arvan, üsna hästi hakkama. Ja selliste asjadega on tihtipeale, nüüd kui ma ise nagu reklaami valdkonnas töötan, siis tihtipeale mul on jäänud mulje, võib-olla see ongi nagu praeguse ajastu asi ka, et see maailm tundub palju värvilisem ja kirevam ja palju rahakam väljastpoolt, kui seestpoolt on, et tippudel ongi, nagunii on hästi enamasti on aga siin eeldada, et nagu mingid tohutud, mingid 10 000 igasuguse saatejuhi. Ei, need oli 10 000 kindlasti ja need on ikkagi märkimisväärselt vähem, aga veel kord, kui sa teed 4 saadet ja ma ei tea, mis Eesti keskmine palk praegu on, ütleme keskmise palga välja teenimine, kui sa tõesti maksad kogu selle raha endale palgana välja, ma arvan, see 4 korda nädalas nii-öelda tööl käies, ma arvan, on täiesti tehtav teile saatejuhile. 2000 vist on minu arust. Jah, 4 korda kuus tahtsime öelda, mitte 4 korda nädalas. Ei, kusjuures on ka saatejuhte, kes on iga päev eetris, aga niisugused saated, nagu näiteks 3-raudne oli, kus ma tegin 1 saate nädalas ja see ei olnud kogu aeg, see oligi täpselt nii, et sulle, ma ei tea, septembrist, ma ei tea, detsembri alguseni on hooaeg ja siis on, ma ei tea, veebruari algusest maini või mis iganes, hooajad lähevad ka järjest lühemaks. Ja 3-raudsel oli ja see oli tõesti niisugune halastushooaeg, TV3 hea küll tee oma saadet, meil oli 6 episoodi 6 episoodi, 6 saadet, see on täiesti naeruväärne. 1,5 kuud oli hooaeg eetris. Aga jah, omal ajal kui seal ütleme, kui me tegime seda koosolekut ja nii, need episoode oli ikka jõhkralt, et need diilid sõlmiti täpselt, septembrist läksid eetrisse, võib-olla jõulude ajal ja uue aasta nädalal ei olnud saadet, aga põhimõtteliselt põrutasid maini välja või isegi mai lõpuni. See on nüüd muutunud et need hooajad on kõvasti koomale tõmmanud. Ja telesaatel on vist ju mingi kindel miinimum aeg nagu ajaliselt kaua ta kestma peab ka. Seal on mingid need nõndatud slotid, eks ole, kas su saade mahub tunnisesse slotti või mingi megasaade ala, ma ei tea, su nägu kõlab tuttavalt või mis need on, eks ole, sõltuvalt aastast. Need on teinekord 2,5-ses, võib-olla isegi 3-tunnises slotis, eks ole, seal on jõle palju reklaami ja kas muud tilu-lilu aga reeglina mulle tundub vist, et tund on see slot, mis sisuliselt saate vaates tähendab seda, et sul on nagu puhast saateaega võib-olla 3/4 tundi, väga jämedalt, et sul peavad need reklaamid ka kuhugi ära mahtuma. Just, jah. Kuidas sa korra rääkisime toitumisest, et sa teed samamoodi seda nii-öelda aknas söömist, on ju. Et kuidas sa praegu enda tervise eest lisaks sellele hoolitsid, et
kodujuustu sõid šokolaaditükkidega. No ja midagi teha, ma tahtsin Muraka moosiga. See maitseb mulle kõige rohkem, see on täiesti geniaalne toode. See on ainuke tervislik asi, mis mulle maitseb, on kodujuust Muraka moosiga. Et seda ma olen tõesti suuteline sööma. Ma tean, see on see väike potsik on ju. Minu lemmik on see soolakurgi oma, see tilli ja soolakurgi. Ma olen söönud seda, no ma ei tea, mingi 20 aastat ja õnneks ta veel on nagu, et see on. Mina olen selle Muraka moosiga, aga ma lihtsalt täna poes ei olnud, võtsin šokolaaditükkidega, see oli ka okei. Noh, jah, ma tahaksin öelda, et ma väga jälgin seda, mida ma söön, aga tõde on see, et ma pigem jälgin seda, millal ma söön, et kui vähegi võimalik, mõnikord õnnestab see mul paremini, mõnikord õnnestab see mul halvemini, aga üldiselt ma ikkagi nagu vähemalt üritan ja mõnikord, nagu ma ütlesin, õnnestub see päris hästi süüa ühe aknaseks, ehk siis see on see 16-8, need aknad on väga erinevad, intermittent fasting, nagu selle kohta inglise keeles öeldakse, vahelduv paastumine või mis see eestikeelne vaste on. Söömine, jah. Ja see tähendab seda, et ma söön 8-tunnises aknas ja ülejäänud 16 tundi siis ei söö. Mis tegelikult on üsna lihtne, selles mõttes sa lõpetad mina lõpetan kell 7 söömise ja järgmine kord ma võin süüa kell 11. Noh, ei ole teostamatu. Ja esialgu see 16 kõlab nagu jõhker, aga sinna ju mahub see magamine ka sisse. Täpselt nii, see ju magad suure osa sellest ajast. Nii et see midagi hullu ei ole. No ma üritan seda teha ja selle tulemused annavad endast väga kiiresti märku, et sa tunned ennast ikkagi nädala 2 hiljemalt ikka juba oluliselt teistmoodi. No ja siis ma käin trennis. No sellega on ka täpselt nii, et kui on nagu palju tööd, ma pean hommikul nagu täna hommikul, eks ole, hakkasin kell 6 Pärnust sõitma Tallinnast, mul oli kell 9 juba esimene töö ja esimene kohtumine. No siis ilmselgelt ma ei jõudnud hommikul trenni, aga üldiselt jällegi ma üritan hoida vähemalt 3 trenni nädalas ja ma üldiselt käin hommikuti trennis, seda ma ärkan, ma pesen ennast puhtaks, võtan oma spordikoti, lähen jõusaali. Enne trenni pesed puhtaks? Noh, näo ja hambad, ja. Ma ei suuda pesemata hambastega ärgata, see lihtsalt ei ole võimalik. Joon vett, eks ole, ja teen oma jõutreeningu ja siis. Ja tühja kõhuga teed selle siis, jah? Tühja kõhuga, jah. Ja noh, siis kell saab 11, no siis kihutad mingid elektrolüüdid sisse ja midagi natuke süüa ka. Et ma ikkagi üldiselt üritan käia trennis ja ma ei tee seda selleks, et kuidagi nagu lihas paisuks, et ma oleksin tohutu niisugune musklimees. Noh, see tuleb nagu vältimatult, kui sa natukene trenni teed. Aga ma teen seda oma nupu pärast. Et see, mismoodi füüsiline treening ja just eriti minu kogemuses lihastreening, kuna see mulle lihtsalt meeldib. Ma ei ole väga suur kardiofänn, mulle ei meeldi eriti higistada, kui ka lihastreening ajab ju ka higistama. Aga veidi vähem. Et mulle väga ei meeldi higistamine ja seetõttu mingi jooksmine, kuigi seda peab ka tegema. Kardiotreening meeldib mulle vähem, lihastreening meeldib mulle väga. Ja see mismoodi regulaarne lihastreening mõjub sinu ajuteravusele, sellele, kui klaar on su mõte ja kui võimekas sa oled intellektuaalselt, on hämmastav. Ja sellest ei saa enne aru, kui sa seda tegema ei hakka. Ja inimesed räägivad mingist trennisõltuvusest ja ma alguses mõtlesin, korrad asi on trennisõltuvus, et ma ei tea, ma hakkan hommikul juba tõmblema, mul ei saa jõusaali, et ma ei tea, annan otsad. See sõltuvus tuleb sellest, et kui sa siis käid trennis kogu aeg ja siis ühel hetkel ei käi ja need perioodid saabuvad vältimatult, ma ei tea, oled reisil või teinekord 2 nädalat, võib-olla mõnikord terve kuu sa ei jõuagi jõusaali. Ja sa hakkad väga kiiresti märkama, kuidas sa ei jaksa enam, kuidas su pea on vatti täis, kuidas sa ei suuda mõelda, kuidas elukvaliteet langeb dramaatiliselt. Aga mul on kuidagi nii ja selle kohta vist öeldakse, et lihastel on mälu, et see tegelikult tuleb hästi kiiresti tagasi. Et isegi kui sa oled 6 aega mingitel põhjustel olnud jõusaalist eemale, sa lähed ja minul on isegi paari korraga juba see enesetunne tuleb tagasi. Üldiselt öeldakse, et 2 nädalat kulub selleks, et jõuda sellesse kohta, kus sa siis pausi eel pooleli jätsid. Aga jah, see, mismoodi ta nupule ja mõistusele ja ajule mõjub, on hämmastab ja ta on mõnus, ta on ju mõnus, eks ole, me ju teame, jooksjate puhul räägitakse runner's high või siis nagu eesti keeles siis jooksja kaif. Ja mina ei ole jooksja, seetõttu ma ei ole seda nagu sellisel, kuidas siis öelda, autentsel kujul kunagi kogenud. Aga mehed ja naised, kes jooksevad pikki distantse ja jooksevad kiiresti ja nii edasi, nad räägivad, et see niisugune, see laks, mis ühel hetkel saabub, see pidi olema kirjeldamatult mõnus. Ma olen seda natukene kogenud võib-olla kuskil sörkides ja niimoodi sa äkki tunned, et jõle heaks läheb. Ja esimesed paar kilomeetrit on maru rasked, aga kusagil 3. äkki tunned, et jõle mõnus on. Et ta on tegelikult ka mõnus tegevus ja samamoodi on lihastreeninguga, et jah, ta võib olla raske ja ta võib olla nagu
noh, tüütu, eks kõige keerulisem osa ju treeningu juures on alati jõusaali jõudmine, eks ole, kui sa seal lõpuks oled, siis on juba kõik tore, aga see minek ja kurat sajab vihma ja lumi ja ma ei viitsi ja nii edasi, et see on see kõige keerulisem osa. Aga ka lihastreeningu ajas ega aeg-ajalt tunnen tõelisi dopamiinipurskid, jõle hea hakkab äkki ja ma üks vahe käisin päris palju ujumas. Ma ei ole mingisugune tohutu krooliuju ega midagi, ma olen suudan seda konna või noh, nimetame seda siis delikaatselt rinnuli ujumiseks, et ma selle suudan kuidagi nagu ära ujuda. Ja see on ka täpselt, ujud mingi kilomeetri ära ja siis see tunne, kui sa ujulast siis kuidagi tänavale astud, eriti kui on ilus ilm ja noh, see on maailma kõige parem tunne, nii et selles mõttes ta ikkagi, see ei ole mingi tühi jutt, et treening ja üldse igasugune füüsiline tegevus, liikumine, mis iganes, noh, on lihtsalt vältimatud, kui sa teed mingit vaimset tööd. Ma just siin eile vajutasin autol gaasipõhja ja tuli ikkagi kärsakas tuli, on ju. Ja sai nii-öelda torud puhtaks või lõõrid puhtaks, on ju, et siis see sinu jutt panebki mõtlema sellele, et trenniga on suht sama asi, et noh, seda vaja on ja esiteks, et korra nii-öelda süsteem või noh, ütleme, kui sa räägid, et nupu pärast põhiliselt on ja siis see lööbki nagu ikkagi korra lööb nagu pildi selgeks või niimoodi, et muidu sa lihtsalt keered, läheb järjest rohkem krussi on ju, aga füüsiline pingutus nagu ikkagi tõmbab need nöörid sirgeks ikkagi. Absoluutselt ja seal on noh, väga selgelt aju keemilised seosed, et ma ei ole jumala pärast mingi asjad, aga mul pakub väga huvi ajukeemia, nii vähe kui sellest inimkond teab, aga füüsiline tegevus ja harjutamine, lihastreening sealhulgas ikkagi nagu suurendab sinu seda dopamiini kogust ajus ja noh, dopamiin on teatavasti siis see neurotransmitter või noh, väga primitiivselt seletatud see agent, kelle ülesanne on siis sind premeerida, kui sa oled mingi raske töö ühele poole saanud ja see tunne on õudselt mõnus. Ja see on vist tohutu ka nii-öelda, et sa üleüldse midagi teeksid, siis on sul vaja, sellepärast depressioonis inimene ei viitsigi voodist üldse tõusta, on ju. Dopamiini kauss on täiesti tühi. Ja, täpselt, aga see on siuke huvitav nagu siuke nagu vastupidine efekt, et sellepärast öeldaksegi, et see, kes teeb, see jõuab on ju põhimõtteliselt, et noh, kunagi Trump ütles hea lause, kui talt küsiti, et kuidas tema oma tervist korras hoiab on ju. Siis ta ütles, et mul ei ole aega, mul on nagu tähtsamatki teha, kui trenni teha, et ma ei saa oma energiat sinna raisata on ju. Aga tegelikult on jah, et teed trenni, siis ongi sul tegelikult rohkem energiat. Sa jõuad rohkem, absoluutselt. Inimloogikale tundub alguses, et oot. Et sa usku kulutad energiat, see on hämmastav, aga tegelikult jah, muidugi kulutad, aga selle kulutamise käigus sa tegelikult saad seda juurde. Selle kohta ma kuulsin head ütlust, et see, mida sa tahad, seda sa pead kulutama ja see ongi põhimõtteliselt energiaga, on ju. Ma ei tea, no seal toodi mängu nagu raha asi, on ju, et kui sa tahad raha, siis no põhimõtteliselt sa pead raha kulutama või noh, ei pea otseselt, aga eeldatavasti sa pead nagu midagi tegema, et nagu luua uusi võimalusi, on ju. Ja noh, ma ei tea, enesekindlusega samamoodi, et lihtsalt, ma ei tea, käitu rohkem enesekindlalt, proovi lihtsalt ja sealt see tulebki, on ju. Aga inimesele tundub see kuidagi ebaloogiline ja samamoodi on selle toitumisega, et tegelikult noh, sulle tundub, et kui ma ei söö, siis mul ei ole energiat, on ju. Aga noh, evolutsiooniliselt meil on ju täiesti vastupidi, et ongi, et mida näljasem sa oled, seda teravam sa tegelikult oled, sest see on loogiline, et siis sa pead alles minema nagu noh, kui sa nagu magama jääks, siis oleks... Sa pead jahile minema põhimõtteliselt, see on see põhjus, mis mehe koopast nii-öelda välja ajab, see on see, jah. Aga noh, jällegi süüa on ka vaja. No tänapäevane see jahilkäik, ma olengi nagu märganud enda puhul ka, et noh, nüüd on meil kõik on nupuvajutuse kaugusel, on ju. Ja ma saangi aru, et võib-olla ei ole mõistlik oma aega kulutada kaenlas vetsupaberi tassimisele kuskilt kaubanduskeskusest, kuhu sa 40 minutit sõitsid, on ju, ja siis laed need asjad ära ja nii edasi, et võib-olla mõistlik see tellida, on ju. Aga siis ma hakkasin mõtlema nagu poes käimise peale, et see on noh, et kuna kõik on nupu nagu kaugusel on ja siis see viimne jahimehe instinkt on ka nagu ära surmatud, et see, et sa lihtsalt lähed kilekott käes, lähed poodi on ju, noh, seal on kõik sul olemas, sa ei pea kedagi kinni püüdma, on ära juba lõigatud ja tükeldatud ja ära valmistatud on ju, aga et see on siuke mingi viimane jäänuk nii-öelda, et ma lähen jahile, et ma lähen ikkagi käin, noh, kõnnin mingi maa või sõidan või mis iganes on ju, et ma võtan mingisuguse, noh, mingi jõupingutuse teen, et see toit sealt kätte saada, et mulle väga meeldib toidupoes käia, aga minule väga meeldib, mulle ei meeldi poes käia ja eriti vähe meeldib mulle mingi teise inimesega koos käia, kelle võib-olla huvid selles kaupluses on esiteks pikemaajalisemad ja teiseks erinevad minu huvidest täielikult, et ma ei suuda olla juurvilja osakonnas 20 minutit, samal ajal kui minu armas naine on suuteline veetma seal
no ütleme niimoodi taluvuse piire testiva ajaühiku, et ei, ma ei kaeble, loomulikult see kõik on tore ja juurviljad ongi toredad ja kasulikud ja nii edasi, aga ma jah tavaliselt lähen vaatan, mis lihaosakonnas toimub ja võtan pasteedi ja võib-olla midagi magusat ja üritan poest nii siva kui võimalik jalga lasta. Ja midagi magusat ma enne küsisin ka sinu käest, et see tilkagi alkohol ei ole isegi seda konjaki kommi on ju? Ei. Ja kui kogemata oled võtnud, siis kohe sõitad välja? On vist 2 või 3 korda selle 36 aasta jooksul on küll mitte komfekiga, aga mingi joogiga, mille puhul on mulle kinnitatud, et see ei ole alkohoolne, aga mul on tundunud, et on ja siis ma lihtsalt sülitan seda välja. Ma mõtlengi, et see on ju nüüd on jah see tavaline, et ükskõik kuhu sa lähed, on mingi, ma ei tea, tervitusse jook on mõlemad versioonid on ju alkovaba ja alkoga, aga ega juba, ma ei tea, 5 aastat tagasi minna, siis väga seda ei näinud, et nüüd on see kuidagi hästi teemas. Õnneks on jaa, aga kui ei olnud, siis ma võtsin selle alkoholiga klaasi, ega kui ta alkohol käes mul on, ega ta mulle midagi ei tee ja lööd kokku ja siis paned lihtsalt tagasi. Läbi klaasi, läbi naha siit. Isegi kui ta sealt kuidagi imendub, see on nii marginaalne kogus, et ma arvan, et keefiri, tõenäosus keefiri juuest tsüklisse langed on suurem kui see klaasi hoidmine. Ja või mingi siuke hea kääritatud kali on ju seal midagi ka on. Mõningate arstiravimite vedel kujul on ka natukene alkoholi ja muidugi. Aga mingid muud ained ei ole sulle huvi pakkunud, mis ongi siuksed, ma ei tea, enese avastamisained või mingid ayahuascad ja siuksed? Ikka on selles mõttes, et ma olen 57-aastane ja roki inimene ja eks ma olen muidugi proovinud seda ja teist. Mõni on mulle võib-olla vähem meeldinud, mõni on mulle kuidagi nagu rohkem meeldinud, aga ma saan aru, et kui see nagu psühhedeelikumide maailmast räägid, siis ega ma neid nagu, ütleme niimoodi trippinud ei ole, et ma nagu kardan seda. Ma kardan olukorda, kus teadvus või olukord ei allu minu kontrollile. Ja see, ma saan aru, on nende psilotsübiinide ja LSD-de ja kõige muudega vältimatu juhtuma, eriti kui sa tahad nagu korralikult trippida. Ja see on natuke nende point ka. Täpselt, selles kogu mõte on. Et ühest küljest on see jälle põnev, aga ma kardan ja ma kardan neid halbu trippe, nagu öeldakse, et sa kunagi ei tea, eks ole, milliseks see asi sul kujuneb ja inimesed on rääkinud ja eks ma olen selle kohta ka lugenud, eks ole, et eriti LSD puhul, aga ka psilotsübiini või siis need seente puhul, eks ole, see tripp võib olla nagu pikk, see võib olla mingi 12 tundi, võid see olla mingisuguse õudusunenäo, eks ole, ma ei tea, vangistuses ja ma olen aru saanud, et see 12 tundi tundub sulle seal nagu 10 aastat ja see on mingi niisugune asi, mida ma või ketamiini, need pagana K-hole'id, eks ole, et see tõenäoliselt tal on nagu teraapiline nagu mõju ja toime ja sa õpid ümber hindama võib-olla paljusid asju, aga ma lihtsalt kardan seda lihtsalt nii paaniliselt, et sellist niisugust trippimist ma ei ole kunagi ette võtnud. Ma olen mikrodoosinud psilotsübiini. Mikrodoosimine tähendab seda, et sa võtad mõttetult väikese koguse, et sa nagu midagi tegelikult just nagu ei tunne. Tundsid midagi? See tunne on umbes selline, et päeva lõpus mõtled, väga hea päev oli. Aga see on ka kõik, ta ei mõjuta, sa ei saa aru, eks ole, selle väga pisikese koguse juures, sa ei taju mingisugust muudatusi, aga väga hea päev oli, jah. Aga võib-olla see on ka placebo, eks ole, sa võtad ette, eks ole, hommikul viskad oma paganad trühvlikese sisse ja õhtul, väga hea päev oli, küllap see selle pärast oli, võib-olla ei olnud. Et seal võib-olla on ka seda placebo efekti, aga ma tean, et seda mikrodoosimist moodsas meditsiinis ju kasutatakse järjest enam ja see on väga paljude haiguste, eriti nagu vaimse tervise probleemide puhul väga-väga efektiivne. Ja nii palju, kui ma olen lugenud, see regulatsioon ka kuidagi järjest nagu lõdvendub või meditsiinilisel eesmärgil nende ainete, ketamiini ravi tehakse minu meelest ka Eestis. Depressiooni vastu aitavad see ja MDMA, eks ole, on klassikaline selle posttraumaatilise stressi, eks ole, üks ravi komponentidest jällegi seda ei tohi teha, kuna ta on keelatud aine, aga nendel kõigil, MDMA ei ole küll psühhedeelikum,
aga ma olen ka aru saanud, et LSD-l võib olla väga niisugune tõsine ja mõõdetav siis nii-öelda meditsiiniline kasu. No loomulikult sa pead tegema seda esiteks järelevalve all, teiseks sa ju ei tea, eks ole, mida sa ostad, kui sa lähed kuskil pagana põõsa taha ja sul on mingi kapuutsiga mees, ta väidab, et sulle, et see on LSD ja annab sulle, sa ju ei tea, mis seal tegelikult on, et see on see probleem. Ja ilmselt tänapäeval seal isegi seda meest ei ole, vaid see mees on saatnud sulle läbi Telegrammi need koordinaadid. Kivi all. See on mida. Sita seened. Ja, täpselt. No mis asi see on, eks ole. Ja. Aga selles mõttes jah, et need on ikkagi tohutult või ütleme, puhtad need psühhedeelikumid on ju looduslikud tohutult võimsad ained, mis on väga-väga pikka aega olnud inimese nagu kasutuses ja praegusel ilmselt see on mingisugune selle 70-ndate Nixoni narkosõja algusest on kõik lukku pandud. Absoluutselt, väga õige. Nixon oli see, noored ei tahtnud Vietnamisse minna, neile meeldis LSD-d teha, lahendus oli kuulutada sõda narkootikumidele ja selle sõja, nagu mitmed targemad inimesed minust on öelnud, on narkootikumid juba ammu võitnud. Ja loomulikult, ja kui ma vaatan seda, mismoodi Eestis see diskussioon käib ja see on niisugune tohutu esiteks ignorants ja asjatundmatus, mida poliitikud väljendavad nendest asjadest kõneledes, rääkides sisuliselt sellest, et ega ei ole mingit printsipiaalset vahet, kas siin on kanep või ma ei tea, mingi fentanüül või heroiin, et see kõik üks sama, ei ole. Et need on, see maailm on erakordselt lai ja võib-olla kõige rohkem võib-olla häirib mind selle niisuguse diskussiooni ja muidugi kõik mõnuained on tervisele kahjulikud. Muidugi on, aga ka kohv on. Ja ma saan aru, see võib kõlada nagu demagoogiliselt, ma ei tea, kui ma panen terve paki kohvi, eks ole, sisse, see on üks stimulant, et sure ära. See on otseses mõttes. Aga mis mind võib-olla kõige rohkem, kui ma jälgin seda diskussiooni eemalt, võib-olla häirib, on see siis niisugune topeltstandard või täpselt silmakirjalikkus on see, et kõige ohtlikum ja see ei ole mingi minu väide, selle taga on ka tükk teadust, kõige ohtlikum mõnuaine ehk alkohol on meil tegelikult suhteliselt lõdvalt ja lahedasti saada. Osa meie kultuurist, eks ole, mis seal ikka, eks ole, võtad klaasiksi veini ja nii edasi, aga nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka meditsiiniliselt alkohol on tegelikult nendest tuntud ja tunnustatud mõnuainetest kõige ohtlikum. Ja jälle minu vend ütles väga tabavalt, et kui alkohol täna leiutatakse, ta oleks nii keelatud aine, kui üldse keelatud aine saab olla. Aga kuna ta on siin aegade algusest olnud, aga täpselt psühhotsübiin on samamoodi aegade algusest olnud ja kõik need šamaanid ja kõik see jumalate nägemine ja nii edasi. Ühesõnaga, seda diskussiooni nagu jälgides ja kuidagi nagu püüdes aru saada, mismoodi neid probleeme üritatakse lahendada, sa ikkagi saad aru, et need inimesed tegelikult kohe üldse ei tea ja mulle tundub, et nagu tegelikult väga ei taha ka teada. Et see on nii hirmutav maailm, eks ole, need on narkootikumid, eks ole. No see on poliitikute üks suur asi, et nad ei tohi ju ühelegi küsimusele vastata, et ei tea. Ükskõik mida sa küsid, nad teavad, aga see teadmine ongi mingisuguse muu suvaliselt nähtud info kordamine, et tegelikult nad ju ise ei ole süvenenud asju, on ju. Või ma ei tea, kõigi eest muidugi ei räägi, aga enamasti siuke mulje tihti peale jääb. Ja samamoodi, et see psühhedeelikumid on läinud mingisuguse poliitilise otsuse tõttu, mis juhtus juba võrdlemisi ammu, on ju. No absoluutselt, Nixon ja see on siiamaani aga nüüd Ameerikas järjest nagu on see asi lõdvenenud ja lõdvenemas ja veel kord ma nagu ei jutlusta, et jõle kift on ja teeme hommikust õhtuni kõik seeni ja LSD-d ja tont teab mida, eks ole, ja elu on imeline. Ma ei räägi sellest, aga lihtsalt on väga nagu konkreetsed user case'id või ühesõnaga olukorrad, kus need ained inimesi aitavad ja on tõendatud, et muidugi kõiki asju võib veel uurida ja peabki uurima. Aga on tõendatud, et need psühhedeelikumid või tõesti ketamiin või minu poolest ka MDMA, eks ole, ekstasi
et nendel on teatud meditsiinilistes, ma ei tea, meditsiinilistes kontekstides, neist on abi ja neist on kasu ja inimesed saavad sellest abi. No huvitav olekski teada, sest igasugused need seadused ju killivad ära ka nii-öelda mitte need hipid, kes lihtsalt käivad metsas trippimas on ju, vaid ka igasugused teadusinimesed, kes tahavadki uurida mingites kindlates tingimustes asjades on ju, et mind huvitab ka see, et nendel asjadel on tegelikult mingi potentsiaal, et mis see potentsiaal, see on puhas nagu uurimata asi, mis on aastakümneid seisnud kuskil kapi ukse taga. Nii, seda uuriti üksjagu aega, kuni siis see pull ära lõppes ja psühholoogid ja psühhiaatrid eriti tundsid nende asjade vastu tõsist huvi, aga see on jälle niisugune klassikaline näide, kus lihtsalt inimesed ei viitsi süveneda või kardavad süveneda ja lihtsalt toimub niisugune ühe laksuga löömine, eks ole, stigmatiseerimine ja täpselt, eks ole, kui sa tõmbad Puffi kanepit, siis järgmisena on sul, eks ole, heroiini pagana süst või see pagana nõel, eks ole, veenis. Mõistmata, et need on täiesti erinevad asjad. Ja muidugi on nad kõik kahjulikud, kui need liiga palju ja kontrollimata kvaliteedis ja kontrollimata kogustes tarvitada. Sellele ei vaidle ju vastu. See on ilmselge ja šokolaadi kook on ka kahjulik. Võid sellest ka surnuks süüa ennast ja põhimõtteliselt pika aja jooksul, aga alkoholi on ka nimetatud, et see on üks mürk, mida saab, võid mitukümmend aastat juua, aga surnuks ennast lõpuks jooda. Alkoholi kaitseks võib-olla peab tõesti seda ütlema, et alkoholi poest ostes sa võid olla üsna kindel, et seal pudelis on see reklaamitud alkohol. Et kõikide nende muude asjadega, me võime siin lõputult rääkida, kuidas tegelikult võib-olla oleks mõistlik mõned asjad legaliseerida just nimelt selle kvaliteedi puhtuse tekitamiseks, mida ju ka üsna mitmetes Euroopa linnades juba täiesti tõsimeeli kaalutakse. Aga see, ma saan aru, on juba nii hull jutt, et me siin tõenäoliselt võib-olla mõjume paranoia teoreetikutena, aga jah, ütleme alkoholi puhul sa võid olla suht kindel, et see, mida sa saad, on alkohol, aga jah, kogu selle muu kraamiga tõesti on, sa kunagi ei tea, sest seda segatakse, eks ole, tont teab millega ja eriti kui on mingi pistetakse kusagil mingi tuts fentanüül ja see kõik on nii kuradi ohtlik, et hirmus hakkab. Lõpetuseks ma tahan ühte küsimust veel küsida, mida mina olen ka suur alkoholi fänn, ütleme niimoodi on ju. Vähemalt olen olnud ja olen praegu ka, aga üks parimaid sarju on True Detective'i esimene hooaeg ja minu arust seal oli nende kahe põhitegelase vahel oli diskussioon, kus nad tegid lõunapausi kuskil suvalises putkas on ju ja üks neist oli kaine, ei saanud juua nii-öelda ja teine võttis siis lõunapausi kõrvale ühe õlle on ju. Ja vist oli see Woody Harrelsoni see karakter, kes küsis siis selle McConaughey käest on ju, et kuidas sul niimoodi on, et sa ei saa tilkagi võtta, et kuidas mina peaks sind nagu usaldama on ju, nad olid seal politseinikud on ju, et kuidas mina peaks oma elu sinu kätte usaldama või sind mehena usaldama, kui sa ei suuda isegi iseennast usaldada lihtsalt 2 õlut jooma, et sa tead, et siis sa oled mingis tsüklis on ju. Et kuidas sina sellesse vaatevinklisse suhtud, nagu just sellesse, et ei saa võtta tilkagi, sest nii kui sa alustad, siis läheb kohe. Alkohoolikul on nii paraku ja ma olen alkohoolik, kuigi ma ei ole ligi 36 aastat tilkagi joonud. Alkoholism jah, kahjuks on selline haigus, et nii kui sa selle maitse või selle tunde kätte saad ja väidetavalt mida pikem on olnud see kaine periood ehk vahe, seda julmem on see järgmine tsükkel juhul, kui sa peaksid libastuma. Midagi ei teha, et alkohoolik lihtsalt ei ole suuteline lõpetama. Ei olnud mina suuteline lõpetama, ma jõin esimese päeva põhiliselt selleks, et tekiks teise päeva hommik, sest teise päeva hommikul oli veel mõnusam juua. Teise päeva joomine põhi on alla. See on kõige parem. Minu meelest oli kõige mõnusam kaif. Ja edasi läheb ilgeks ja jubedaks. Aga alkohoolikuga on see häda, et sul on põhimõtteliselt valida 2 elustiili vahel, sa kas jood ja jood ennast tõenäoliselt surnuks või sa ei joo ja ma olen valinud selle teise tee. Et see on ikkagi ja siis nagu puhas valik, et aga nagu põhimõtteliselt ongi see, et kuna sa teadvustad seda seisundit. Ma tean väga täpselt, mis minuga juhtub, kui ma siin praegu sinuga pudeli õlut ära joon. Oleme 6 aega, ma ei lähe siit stuudiost minema ja meil on esimesed paar päeva päris lõbus, aga see kõik lõpeb sellega, et sa ise viskad mu siit välja. Ja, siis ongi siuke nagu ütleme väga ratsionaalne vaade on see lihtsalt. Muu moodi ei ole võimalik.
Alkohoolikul ei ole muud moodi võimalik elada kainet elu, kui sellele kõigele mõelda väga ratsionaalsed. Õnneks, nagu ma ütlesin, see aeg on olnud kaunis pikk ja ma ei mõtle selle peale iga päev. Aga ma tean väga täpselt, mis minuga juhtub, kui ma joon ära pudeli õlut. Poole aasta pärast tõenäoliselt ei ole. Ja enne, kui me rääkisime nendest psühhedeelikumidest, siis sellepärast ma tõingi selle valdkonna, et näha, kuidas sa sellesse suhtud, et on mingi vist siuke väljend on nagu California kaine või midagi sellist, et see tähendab, et et ma võin päevas 2 õlut juua, 2 jointi teha ja ma olen kaine. Aga et tihtipeale on ütleme alkoholi üle tarbinud inimestel on nagu absoluutselt kõikide ainete vastu tekib siuke põhimõtteliselt ka nagu, et igaks juhuks kõik on halb, on ju. Aga jah, on ju palju selliseid inimesi, kes ongi vahepeal võib-olla söövad seeni, aga alkoholiga nad ei taha mingit tegemist teha. Ma olen aru saanud, et noored järjest rohkem ka Eestis nagu eemalduvad alkoholist ja pöörduvadki igasuguste muude alternatiivide poole. No see on see nii-öelda linnalegend, miks kõik klubid meil kinni pannakse, et noored ei käi väljas joomas enam, et pigem nad on võib-olla ongi aines ja joovad vett. Jah, täpselt nii. Kuule, aga tõmbame kokku, Mihkel. Suur aitäh, et tulid. Jaa, aitäh kutsumast, väga tore oli. Eesti Esu.